kõik imelised ja vägevad. Taas esmaspäev ja taas aeg Tunne Inspiraatorit vestlussarjaks, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igaühel on oma lugu rääkida ning kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende toimetamised just nende inimesteni jõuaksid. Ja see ongi Tunne Inspiraatorit vestlussarja eesmärk, teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Ja ma olen ise väga põnevil tänasest külalisest, sellepärast, et teist korda, vähemalt nii palju, kui ma mäletan, on teist korda meil saates meesterahvas. Ja nii nagu ikka meie külalistega, koges ka meie tänane külaline oma elus mingil hetkel läbipõlemist. Juhtus see aastal 2012 ja see nimetatud äratuskell muutis ta elu täielikult. Sellest kujunes välja tema missioon inspireerida inimesi elama autentset ja erakordset elu. Nüüdseks on ta üle 10-aastase kogemusega mõjuettevõtja, kelle suurteks kirgedeks on lisaks ettevõtlusele metafüüsika ja psühholoogia. Mis viis meie tänase külalise läbipõlemiseni ja kuidas ta sellest kõigest välja tuli, sellele ja paljudele teistelegi põnevatele küsimustele täna vastuseid otsimegi. Tere tulemast saatesse erakordse elu teejuht ja mõjuettevõtja Marko Mäll. Jou. Tšau Armin. Tere. Ja tšau kõik vaatajad-kuulajad. Tere Marko. Ma küsiks kohe sellise väga huvitava küsimuse, mis tunne on olla teine mees siin saatesarjas, mis on nüüd vist äkki, kas 3. hooaega jookseme, kui ma õigesti mäletan, minu meelest, sest vahepeal oli paus, siis oli teine ja siis tuli suvi ja siis hakkas uuesti pihta. Okei. See kusjuures on huvitav jah, et ma alles enne seda lindistust siin ma avastasin selle, et ma tegelikult üldse ei pööranud selle tähelepanu. Ma vaatasin neid videoid, mõningaid ma lappasin läbi, aga ma nagu ei mõelnudki üldse selle peale, et tõesti mehi on nagu vähe ja siis üldse avastasin seda mõtet, et üldse sellises enesearengu valdkonnas üldse kuidagi naisi on vist nagu rohkem, aga miks see nii on, et see, ma arvan, omaette niisugune põnev arutelu. Aga võib-olla võtakski ennem, kui me lähme nagu sinu loo juurde, et mis sina tajud või tunned, miks on enesearengus nii vähe mehi? Ma arvan, et võib-olla mehed on jah, sellised kinnisemad, et äkki nad kuidagi kardavad vaadata enda sisse või kardavad tunda või olla nagu teadlik oma tunnetest ja neid väljendada. Et see on justkui sellise võib-olla nõrkuse märk, et mina mees pean olema tugev ja kui ma hakkan siin alama, eks ole, siis ma jätan sellise nõrga mulje ennast. Et ma arvan, et see on võib-olla see, miks see niimoodi on. Aga ma arvan, et see ei peaks nii olema. Et ma arvan, et mehed samamoodi ju tegelikult tunnevad tundeid ja elavad niisugust siseelu, sisemaailm on neil niisugune kirev ka kindlasti, et see, kui sa seda nagu ei väljenda ja hoiad seda kõike enda sees, et see on tegelikult väga-väga raske ja see on ka minu enda lugu. Ja võib-olla see ongi põhjus, miks mina olen nagu avatud, on sellepärast, et mul on see nii-öelda klõks ja see pauk on nii-öelda ära käinud, et peale seda sulle lihtsalt ei anta enam seda nagu võimalust, on ju. Aga ma arvan, selle juurde me kõik nagu tuleme. Ja, just. Ma korraks tooks ühe nagu vaatnurga siia kohe, et sa ütlesid seda, et seda peetakse nagu nõrkuseks, et kui me avame ennast või haavatavad oleme. Aga samas kõik meesterahvad ka, kui on siin mõni vaataja, aga samas sa võid ise nagu kaasa tulla sellega, et see tunne sinu sees, nagu kui sa peaksid ennast avama ja haavatav olema, see on hirmutav tegelikult. Ma mõtlen, kui me olime nagu, ütleme siis, kui sa ei olnud veel sellel teel, siis see näitab tegelikult ju seda, et see on midagi nagu vaja julgust, et ületada see mingisugune hirm või takistus selle ees.
ehk siis see arusaam, et haavatavus, ma korraks jagan, siis sa saad kohe peegeldada tagasi, et see haavatavuse või see nõrkuse, nii-öelda nõrkuse märk tahab sinult tegelikult väga suurt tugevust saada. ehk siis see nõrkus, kui sa julged näidata oma nõrkust, on minu meelest just selline väga suur tugevuse näitaja. sest sa lähed läbi sellest hirmust, et issand, mida minu kohta öeldakse, mida tehakse, mida arvatakse, kui ma nüüd nutan siin. või kuidas on sinu taju sellega? no ja vaata, et ongi, et ma arvan, et me oleme sinuga ka nagu ühel pulgal, onju, et ega ma ise ka, kui ma hakkan nüüd mõtlema nagu tagasi enne nii-öelda oma seda läbipõlemist, et milline ma siis olin või kuidas ma mõtlesin, ega ausalt öeldes nagu ei mõelnudki või ei oskagi öelda, et sa lihtsalt kuidagi nagu surud mingid asjad alla ja sa arvad, et see on nagu normaalne, onju, et sa nagu ei oskagi mõelda sellele, et sul on nagu mingit muud võimalust, et noh, ongi, et ega ma mäletan ka seda, et jah, mingi sihuke kirjeldamatu nagu mingi tühjuse nagu tunne on sees või selline tunne, et midagi võimast on su sees, aga seda ei saa realiseerida, onju, et sa oled lihtsalt oma selles elus, sa lihtsalt tiksud, onju. ja jah, ma ei oskagi öelda, eks see võib-olla tuleb ka hästi palju kaasa nagu oma perekonnast on ju, et eks tegelikult Eesti inimene üleüldse ongi võib-olla selline kinnine ja eriti ka mehed on ju, et see käib nagu sellega kaasas on ju, et ma arvan, et esiteks Eesti võib-olla eriti, aga üldse kogu maailm, et tegelikult ju me alles nüüd on ju rohkem nagu avaneme ja nii-öelda tõuseme nagu kõrgemale on ju, aga tegelikult ju kogu aeg inimene ongi olnud võib-olla selline kinnine ja oma tundeid nagu ei räägi, onju, et ma mõtlen just seda. ma ei tea, või Armin, mis su enda nagu kogemus on, just kui sa vaatad nagu seda, et mis oli, kuidas sa nagu mõtlesid enne seda, kui sa nii-öelda ka no ma ise avastad? nagu tajungi seda, et enda, sest ma väga ei mäleta seda elu, mis oli enne seda, see on nagu täpselt. veider meenutada. just, lihtsalt just. see on taju ja ma usaldan tihti oma taju, et see haavatav olemine või enda nõrkuse näitamine on tegelikult väga hirmutav. ma vaatasin, mu pilt vahepeal siin tegi mingeid trikke. eks see on väga hirmutav tegelikult, sest et kui ma nüüd mehena näitan ennast sellisest küljest, mida siis sõbrad minust arvavad, mida nagu noh, mis iganes see on, ehk siis mina näen, et see on nagu just julgustükk, kui sa julged avada ennast täielikus eheduses. no See jaa. näitab just see näitab just sinu julgust, mitte nõrkust, sinu tugevust. Ja. või jah, nagu sa ütlesidki, et avada ennast oma nagu sõprade ees, et selle kohta ma ütlen, et kui sa ei saa ennast avada oma sõprade ees, onju, siis hangi endale uued sõbrad ütleks nagu jah, niipidi võib-olla. ja ma arvan, et eks see tegelikult ju nii lähebki, onju, et mida rohkem sa ise nagu avaned ja nii-öelda sisened oma autentsesse olemusse, onju, siis tegelikult ju ka see sõprusringkond ju muutub. et ma arvan, et paljud teist on ka nagu tähele seda pannud, et see enam ei resoneeru või kuidagi ei pea nii väga vajalikuks aega veetma nende inimestega, kellega kunagi võib-olla sa olid head sõbrad, onju, et sa nagu kasvadki ja selle kasvuga käivadki kaasas nii-öelda mingid uued inimesed, onju. et see on niisugune loomulik kulg, ma arvan. jah. ma tahtsin mingi mõtte, ma vaatan, mul veebikas teeb mingi trikke, ma vahetan siin mingi aeg ära selle kiiresti, aga üks mõte, mis sellesamaga, mis sa jagasid, tuli veel et märk nagu sellest julgust, sest et kui ma olen see macho mees, siis ma tegelikult panen kilbi ette omale, nagu ma ei lase, vaata, ma ei ava oma hinge. just see julgus, et ma võtan kõik kaitsed omale eest ära, võtan kõik kilbid ja müürid ära. selle jaoks peab ikka, tahaks öelda, nagu sitaks julge olema. et sa lased nagu oma hinge avad lihtsalt teistele. tule tee mulle, kui sa tahad mulle midagi teha. et see on minu arust just see tugevus ja julgus ja see, kuidas meile noh, juba väiksest peale on ju, poisid ei nuta, pane ennast kinni on ju nii edasi. see teema seal. ja. Aga korraks puudutaks veel seda enesearengu teemat. Kui me hakkasime siin nüüd rääkima, ma tajun ka seda, kuna mehed on sellised üksikhundid. kui me ei näe mehi enesearengust tegema, nagu enesearengu tegelemas, see ei tähenda, et neid ei tegele, lihtsalt need ei ole pundis kuskil, nii nagu naised, sest naistele ikka ju meeldib
käia koos, teha koos. mehed on siuksed rohkem omaette nokitsejad ja kui mehel näiteks ka juhtub midagi, ta lähebki üksi kuskile, läheb metsa, läheb garaaži nokitsema, võtab üksi, vaevalt et üksi õlut joob, aga noh, point on see, et ta läheb kuskil, teeb midagi üksi, et oma mõtetega olla. et võib-olla ka see on see, miks me ei näe mehi enesearengus, aga see ei tähenda seda, et nad ei tegeleks sellega või kuidas sa näed seda? ja nõus, et seda jah, väga ei kujuta nagu ette, et mingi mees helistab oma sõbrale, et oo, kuule, tead, mul on nii, ma ei tea, paha olla, tule räägi, tule lohuta mind. noh, vaata, mehed ei tee seda ja täpselt nii ongi, et sul on õigus, et mul endal ka, ütleme tõesti see periood, mingi periood oli jah elus, kus ma olin täiesti üksi, onju. Ma olin tegelikult nagu väga-väga õnnetus, sest ma olin aastaid täiesti üksi, mul ei olnud mitte kedagi, kellega rääkida. Ma isegi ei viitsinud enam välja minna, sellepärast et ma isegi ei viitsinud nagu taluda seda, et keegi küsib, et Marko, millega sa tegeled, sest ma lihtsalt ei oska sulle vastata. et ma lihtsalt vältisin seda ja tegelikult ja loomulikult sa saad hakkama, aga tegelikult on väga-väga raske olla niimoodi üksi, kus sul ei ole tegelikult jah, mitte kedagi, kellega rääkida, kellega arutada. kuna ma olin ka hästi ambitsioonikas ettevõtja, siis ma lihtsalt olingi nagu läksingi nii-öelda lukku, eks ole, iseendasse ja lihtsalt tegelesin oma nende ettevõtetega ja oma arengu ja oma selle sisemaailmaga, onju, et aga see on lihtsalt, see on nagu nii valus, onju, ja siis noh, oligi mingil hetkel mõtled, et see ei ole ka normaalne, onju, et mingi päris elu peaks ka ikkagi olema ja siis ma nagu otsustasin sellele nagu lõpu teha, onju, aga jah, see üksi olemine on ja selleks, et sellest välja tulla, sul on ikkagi jah, vaja mingeid inimesi, vaata, kus sa tunned, et sa oled nagu aktsepteeritud ja toetatud, onju, jah, aga siis jõuab veel sellest pärast veel rääkida võib-olla lähemalt. ma nii resoneerun sellega, see üksi nagu olemisena, et sa, kui see käib see pauk ära, siis sa avastadki, et sul ei ole nagu kellegi kuskil rääkida ja nii edasi. aga lähmegi siit sinu teema juurde. kõigepealt küsiks seda, et mis sind üldse motiveeris täna siia vestlema tulema? Ohohoo. No tegelikult võib-olla eelkõige oligi lihtsalt nii-öelda ennast proovile panna nagu mugavustsoonist natukene nagu välja. et jälle seesama nagu ütleski, et see enda avamine on ju, et ma tegelikult alles nagu siin hiljuti, siin mõned kuud tagasi tegelikult jah, tegin selle otsuse, et mulle aitab, et see valu nagu mitte oma autentset olemust ja autentset mina väljendada on nagu saanud suuremaks kui see valu võib-olla, mida ma tunnen, et minna välja ja lihtsalt rääkida nagu iseendast ja oma olemusest, onju. et see ongi nagu nii läinud, et ma lihtsalt minu jaoks see autentsus ja ka nii-öelda ise autentne olemine ja aidata teistel autentseks saada on minu jaoks nagu nii oluline, et ma ei saa seda teha, kui ma ise nagu ei tule täielikult nii-öelda kapist välja, onju. nii et see oligi nagu see ka, et teha algus sellega ja hakata ka aktiivsemalt käima ja nagu rääkima sellest teemast, onju, et täiesti lahtiste kaartidega nii-öelda, et tõmbad kõik need kostüümid ja maskid maha ja ütled, et see on see, kes ma olen, eks ole, ja ma julgustan teil sedasama teha, nii et see oli see, miks ma tulin. ja ma korraks läheks selle sinu tutvustuse juurde ka, mis sa alguses saatsid või kirja, mis sa mulle tegelikult saatsid, kui ma küsisin, vaata, kellele ma sind tutvustan, onju. ja siis sa kohe ütlesid, et raske nagu sildistada. onju, kuidas sina näed seda sildistamise teemat? mina tunnen see, et sildistamisega ma kohe piiran ennast mingil määral, sest ma panen mingi sildi külge, siis ma pean sellesse raamistikku nagu jääma kuidagi, olema selle mina pildi sarnane, siis ei tahaks üldse ühtegi silti külge panna. et kas sul on seesama teema siis, jah? no mul on ikka jah, tõsine probleem sellega olnud jah, nagu kuidagi intuitiivselt on see nagu kogu aeg olnud, ma ei ole täpselt aru saanud, miks see on. see on, oletame jah, mingisugune 5 aastat võib-olla juba selline, kus ma tunnen tohutut ebamugavust sellega, kui keegi küsib mult, et millega sa tegeled, sest ma ei oska täpselt nagu öelda, ma ei oska neid silte endale nagu panna, sest mu elu on lihtsalt nii tohutus muutuses ja arengus kogu aeg, onju. et minu jaoks see ongi nagu raske ja võib-olla siin ka üks niisugune võimas ütlus või mõte, millele ma tulin siin reaalselt mingi nädal või 2 tagasi umbes, kui mulle meeldib kirjutada, siis ma kirjutasin mingeid tekste ja siis mul tuli nagu selline nagu mõte, see on hästi filosoofiline, paljud sellest kindlasti aru ei saa. Armin, sina võib-olla saad, aga kui te sellest aru saate ja te saate aru, kui võimas see on nagu nii võimas, et see kananahk tuleb ihule, onju. Et ongi, et kui küsimus on, et kes ma siis olen, onju, või mis silte ma panen, et kui sa küsid mult, kes ma olen, onju, siis ma ütleks sulle niimoodi, onju.
ma olen kõik see, välja arvatud see, kes ma ei ole. Mhm. ma ei tea, kas see jõuab kohale, see on hästi filosoofiline, hästi-hästi sügav. aga ma võin kirjeldada natukene, mida ma selle all nagu mõtlen, onju. et tegelikult on niimoodi, et paljud nagu otsivad iseennast või küsivad, et kes ma siis olen, onju. aga tegelikult see küsimus ei ole mitte see, kes ma olen, aga küsimus on see, kes ma ei ole. nii et tegelikult mina näen elu kui umbes nagu sibul, onju, et sa sisuliselt hakkad seda sibulat nagu koorima, onju, lihtsalt need kiht kihi haaval nagu maha, onju. kuni siis sinnamaani, kuni sa nii-öelda jõuad oma selle autentse olemusi või autentse minani, onju. et põhimõtteliselt me siis nagu tuleme siia, onju. me tuleme siia autentsena, aga siis ongi see nii-öelda ühiskond ja pere ja kool ja telekas, uudised, noh, see kõik hakkab meid nagu programmeerima, onju. ja lõpuks ongi see, et me oleme oma sellest autentsest olemusest nagu nii kaugel, et nüüd ongi vaja hakata uuesti siis tegelikult, kui sa saad seda eneseteadlikkust, onju, kuidas see mehhanism toimib, siis ongi see, et sa hakkad uuesti neid kihte siis nagu maha koorima, onju. ja see ongi selle lause selline nagu sisu või see võlu, onju. ma olen kõik see, välja arvatud see, kes ma ei ole. et see on päris võimas ja ma selle peale nagu mõtlesin, et vau, et päris hästi tehtud, Marko, et päris hea mõte. kas ma võin anda sulle ka ühe praktilise asja, et seda avastada või? ja palun, ja. Ma arvan, et see oli mingi paar kuud tagasi või oli eelmise aasta lõpp millalgi kuskil seal. Ma hakkasin mõtlema, no sama teema on ju, et kes ma olen ja mul jõudis kohale see, et kõik, mida ma märkan, ei ole mina. Et see on hästi huvitav, et kui sa lähed peegli ette, on ju, sa vaatad peeglisse, sa näed nagu ennast, aga see ei ole tegelikult sina, see on peegelpilt. ehk siis sa näed midagi. aga võtame nüüd siit näiteks, sa võtad selle käe ja sa ütled, ma näen kätt. ehk siis on olemas käsi ja on olemas ma, kes näeb kätt, järelikult ma ei ole see käsi. Lähme sügavale. ma tunnen tunnet, oota, ma tunnen tunnet, järelikult see tunne ei ole mina, sest ma on see esimene, kes tunneb tunnet, eks ma märkasin tunnet. ja siis me jõuame ka mõteteni, on ju. ma märkasin mõtet või programmi või mis iganes. oota, ma märkasin. oota, siis järelikult ma ei ole see mõte. ehk see ongi see, et absoluutselt kõike, mida sa näed, koged, tunned, ei ole sina. ja see on jah, päris crazy, et see läheb natuke aega, et sinna jõuda nagu, et see on väga-väga põnev jah, et see ongi minu üks selline suur huvi ka nagu mõtestada ja aru saada nagu selle reaalsuse sellist nagu tõelist olemust, onju. hästi-hästi põnev jah. ja samas jälle korraks veel puudutan seda teemat, et mitte miski ei ole ka meist väljaspool, et kõik oleme meie. ja on see teine äärmus, et siis tegelikult on see kõik on peegeldus. aga noh, see on liiga sügav teema, et täna sinna sisse minna. nagu ma aru saan, kas sinu teekonna algus sai alguse siis sellest ühest hetkest või ühest paugust, sest meil on kaks viisi, kuidas inimesed hakkavad seda teadlikkuse teed nagu käima. kas siis tuleb kuskilt infot vaikselt niimoodi tilkhaaval sisse, mingi elu suunab kuskile või siis ongi see, et elu surub su nagu konkreetselt põlvili. kuule, Marko raisk, ärka ülesse, kui sa niimoodi jätkad, siis. no ja. ei no mul ikka lajatati sihuke laksakas ära, et ja see oligi huvitav, et see ei olnud nagu mingi üksik siukene suur sündmus nagu mõnel onju, et ma ei tea, mingi suur õnnetus või keegi jääb haigeks või sureb või mis iganes, et mul ei olnud see, mul oli pigem nagu see, et mingite väikeste selliste asjade nagu kokkulangemine, mis siis nagu tekitas selle, et see tuli nagu nii ootamatult, et ma ei saanud isegi nagu aru, et mul oli kõik nagu justkui olemas, mul oli täiesti normaalne, tavaline elu, onju, pigem isegi sihuke üle keskmise, mul oli hea sissetulek ja mul oli oma korter ja mul oli, kõik oli nagu super. aga mingid sellised väiksed asjad onju nagu, mis ja siis lihtsalt oligi nagu pauk käis ära sellise, et ma olingi kontoris ja mul oli vastas oli nii-öelda vastaslaua taga istus üks mingi tüüp onju, kellega mul seal ei olnud väga head suhted onju ja siis lihtsalt see õhkkond oli lihtsalt nagu nii paks ja selline energia oli nagu nii vastik seal. ja lihtsalt tunned, kuidas ongi nagu, et lihtsalt süda käib onju, onju selline no, täiesti niimoodi, et tõmbab nagu
pea hakkab täitsa nagu ringi käima, onju, juba tunned, kuidas silme eest hakkab nagu mustaks minema, et lihtsalt sihuke tunne ongi, et kui ma kohe siit välja lähen, siis sa nagu kukud kokku, onju. Ja oligi, lihtsalt jooksin sealt nagu kontorist välja, onju, ja nagu ma sealt nagu õue astusin, onju, siis ma sain aru, onju, et okei, ma enam mitte kunagi sinna tagasi ei lähe, onju. Lihtsalt astud välja ja said aru, et su elu on nagu muutunud, onju. Ja noh, see oli siis, oligi aasta 2012. Et ja no ikkagi väga raske periood oli jah, ja siis hakkasidki nagu mõtlema, et mis kurat juhtus, noh. Ma tulekski korra sellesse punkti tagasi, kus sa seal istusid, on ju, tajusid. Kas see võis olla midagi nagu paanika siis sarnast, nagu keha andis märku, sest et on kogunenud, sest et kas ma sain õigesti aru, et kuni sinnamaani tegelikult oli mingi pingeline periood, sest keha tavaliselt annab signaali läbi selle, kui on eelnevalt midagi olnud ja kogunenud, siis ta lihtsalt nagu üks hetk tuleb või kuidas oskad seda kirjeldada, mis tegelikult nagu toimus? No ega vaata see ongi see, et ega ma ei tea täpselt, onju. Et see oligi minu jaoks nagu nii müstiline asi, et kuidas selline pauk saab nagu käia, onju. Noh, tegelikult see käivitaski minus nagu selle huvi ka uurida, et üldse, et kuidas nagu sellised läbipõlemised ja depressioonid ja stress ja kuidas see kõik nagu toimub, et mis see reaalne protsess on, kuidas sa kirjeldad seda, et miks inimene on stressis, onju, miks inimene on masenduses, miks inimene põleb läbi, onju. Et ma hakkasingi nagu seda uurima, sest et see oligi minu jaoks nagu nii müstiline, et ma ei teadnud seda ja mul kulus oma, ma ei tea, 5-7 aastat võib-olla, kui ma hakkasin üldse seda puslet nagu kokku panema, sest et see on nagu nii keeruline, see kõik onju. Ja mul kulus hästi palju aega ja noh, tänaseks päevaks ma usun, et ma saan aru nagu mis juhtus, aga ütleme jah, täpselt neid detaile ma ei tea, noh, oligi pigem see, et jah, ütleme oligi võib-olla töö juures lihtsalt see töö nagu see õhkkond ei olnud väga hea, onju, noh, mingid muud teemad olid seal ka, onju, igast mingi, ma ei tea, just oli mingi hambavalu, onju, ma ei tea, merisiga oli ära surnud, onju. ma ise arvasin, et noh, et see oli mingi, ma ei tea, mingi sellepärast sealt, onju, aga tegelikult noh, üks selline mingi väike juhtum ei saa su elu niimoodi nagu uperkuuti nagu pöörata, onju, et see oli ikkagi jah, pigem selline asjade kokkulangemine. Et noh, et ongi, et kui ei ole võimalik võib-olla siis ühte sellist suurt juhtumit seal tuua, siis kuidagi veeretataksegi, mängitakse see asi selliselt sulle kokku, onju, et see pauk nagu käiks, onju. Ma mõtlen seda, et kas ei olnud nagu enne seda üldse mingit märki, sa ütlesid, sul oli tegelikult nagu kõik olemas ja nüüd nii-öelda materiaalselt, nii nagu me vaatame seda maailma, on ju, et kõik olemas, aga kas sees mingit rahulolematust kui sellist ei tajunud? Ei, rahulolematus oli, muidugi oli ja. Seda ma ütlen, see oli ikkagi terve elu oli. Et selline rahulolematus ja võib-olla see tunne ka, et sinus on mingi jõud või selle mingi potentsiaal nagu, mida sa ei realiseeri. Okei, ikkagi mingisugune pinge sees nagu keris. Ja see ei ole nagu pinge, see on lihtsalt selline nagu tunne, et see ei ole nagu mingi asi, mis nüüd mingi segaks mul elada või kuidagi, aga see on nagu mingi selline rahulolematus või mingi tühjuse tunne või siis ka jah, selline just see potentsiaal on, et sa nagu tead, et sinus on palju rohkem, on ju, aga et sa lihtsalt passid seal mingis kontoris ja teed mingit tööd, mida mingi iga vend suudaks teha, on ju, et nagu just võib-olla jah, seesama, see loovuse värk, et ikkagi, et tundsid, et tahad midagi luua, midagi teha, on ju, mitte lihtsalt raha pärast nagu tööl käia, on ju. Aga noh, ma ütlen, aga seda kõike ma avastasin alles hiljem, on ju, et kindlasti see oli ka osa sellest kõigest. Ja üks asi, mis oli veel võib-olla, ma arvan tegelikult, mis oli võib-olla põhiline trigger tegelikult oligi see, et mingisugune mõned kuud enne seda ma tegelikult olin läinud vabatahtlikuks sinna Teeme ära maailma koristus hakkas just see Teeme ära läks nagu maailma, onju, ja ma läksin sinna vabatahtlikuks ja ma nagu avastasin endale ma nagu avastasin selle kire enda jaoks või selle teema, mis mind tohutult nagu huvitab, onju, ja ma arvan tegelikult, et see oli võib-olla see põhiline trigger. Et umbes oligi, et ma läksin sinna tagasi sinna kontorisse ja siis öeldi, et umbes ongi, et kuule vend, et mine tegele nagu päris asjadega, mida sa lolli siin mängid, onju. Ja siis raputatigi mind, et ma siis nii-öelda sealt välja saaks. Ja tegelikult peale seda oligi, siis ma asusingi nii-öelda selle keskkonnateemade juurde, ringmajanduse juurde, nii-öelda selle mõjuettevõtluse juurde. See on jah kindlasti üks oluline osa sellest ka, ma arvan. Ma endale tuleb kohe, nüüd kui sa jagad seda, siis tuleb see taju. Ja pinge all ma ei mõelnud nagu vaata kehalist pinget, vaid just pinge, ütleme hingeline pinge. See rahulolematus nagu kasvab, sest hing tahab midagi enamat, on ju siin ja siis sa oled kuskile raamistikku pannud teda. Ja see kasvas ja siis juhatati sind,
on just sellesse nagu, et on ka teistsuguseid võimalusi. Eks sulle anti maitsta nagu, mis on piirideta, oleks, sa saad luua, sa saad midagi nagu Oo jaa. endast kaugemale anda, teed Jaa, kellegi jaa. jaoks midagi. Ja siis saad ta tagasi sinna kasti, on ju. Ja kui sa Jaa. seal veel aru ei saa, no kurat, teeme sul ikka asjad nagu päris hulluks, nii et No sa täpselt, tahaksid jah, nagu jah. mängida siin. Ja ma arvan, täpselt nii oligi jah, jah, ma ütlen ausalt, ma tänapäeval siin olles ka uurinud nagu väga palju erinevaid teemasid. Ma hakkan üldse väga, väga kahtlema selles, kui palju üldse meil tegelikult siin seda vaba tahet on, et ma arvan, et väga palju on see mäng ikkagi meie jaoks ära otsustatud ka, et ma ei tea, mis sa ise, Armin, sellest arvad, et kui palju meil üldse vaba tahet siin Mis selles tasandil mõttes. sa mõtled? Ei no ma mõtlengi nagu sel tasandil, et kõik siuksed suuremad elusündmused ja sellised asjad, et kas need on ära otsustatud või on need juhuslikud, et mis sa sellest arvad? Ma näen nagu see on väga hea küsimus, esiteks. Ma näen nagu selliselt, et mingid asjad oleme siis eelnevalt ära otsustanud, enne kui me siia tuleme, et midagi nagu kogeda. Ja samas siin olles, nagu tänases päevas olles, ma tahaks öelda, meil ei ole vaba valikut. Me oleme oma programmide tulemus, mille me oleme loonud oma eelneva elu põhjal. Sest et toon lihtsa näite. Sa olid väike laps, sa kogesid midagi, näiteks kogesid koera esimest korda, pilk koerast, heli, lõhn, võib-olla said ka karvu suhu, on ju, ja ka hinnang koerale, kui koer oli sõber, nagu sõbralik, koerad sõbraks terveks eluks, on ju. Kui koer hammustas, koer on ohtlik ja nüüd järgmine kord, kui sa koera näed, sa ei koge koera enam sellel hetkel, vaid sa koged koera minevikus, sest sul on see hinnang juures. Kas koer on sõber või koer on ohtlik. Sinul käivituvad samad emotsioonid, samasugused asjad, mis käivitasid eelmine kord. Ehk siis niimoodi saame kogume järjest rohkem oma keskkonnast mingisugused triggerid oma kehasse. Ja nüüd me lihtsalt liigume läbi elu, trigerdudes oma minevikuprogrammide tulemusel ja tehes valikuid vastavalt minevikuprogrammidele, kuidas me varasemalt oleme mingites hetkedes käitunud ja mis tulemusi on mingi asi andnud. Meil tee ka otsuseid täna mitte nagu puhtal kujul, vaid vastavalt oma mineviku kogemusele ju. Mida ma olen kogenud varasemalt, ehk siis ma loongi põhimõtteliselt minevikku uuesti. Ja see tähendab, et mul ei ole vaba valikut, vaid programm jookseb minu sees. Niikaua, kui ma lihtsalt tulen nagu täiesti kohale, puhastan kõik oma uskumused asjad ja küsin, mida ma nagu nüüd siin täna puhta lehena liigun. Et see on see minu vaatenurk sellele asjale. Jah, no minu küsimus ongi nagu see, et siis ongi küsimus jah see, et kas need programmid on tulnud ainult sellest elust või need programmid on ka juba tulnud eelmisest elust, mis tähendab seda, et me sisuliselt selles kehastuses siia tulles ei saagi tegelikult puhtalt lehelt üldse alustada, on ju, kui tegelikult need tulevad nii-öelda hingega kaasa, on ju, selle nii-öelda eelmiste elude kogemustega kaasa, mis tegelikult justkui ongi see, et me ei saagi puhta lehel tulla, vaid me peamegi teadlikult hakkama neid programme siis nii-öelda maha kustutama, on ju. Et no eks see on selline keeruline, aga väga põnev teema ja eks ma jätkan sinna tuhnimist. Ja ma annan sulle ühe mõtte lihtsalt siia kõik ka, kes kuulavad. Tuumprogramm, mis jooksutab meie elu, on see, et pole turvaline. Seal on hästi mitmekihiline, pole turvaline elada, pole turvaline tahta, pole turvaline tunda emotsiooni, kõik on nagu turvalisuse taga. Ja niikaua, kui sa ei tunne 100% turvaliselt, näed sa maailma väärana. Sa tõlgendad reaalsust läbi oma mingi filtri. Et nii kaua, kui sa ei tunne 100% turvaliselt ennast, siis sa teedki programmist lähtuvalt mingi valiku või järelduse, mis iganes. See on päris huvitav teema. Ja, nõus. Ja. Aga natukene nüüd siis, kui sul käis seal see pauk ära, said aru, et ma ei taha siin enam olla, mis sa siis tegid? No raha on ju nagu vaja elu vaja elada, mis olid need valikud ja mis hirmudega sa silmitsi seisid, et tulla ära kuskilt? Ma sain aru, et see oli päris hea nagu palgakoht tegelikult. Ja. No õnneks oli jah see, et ma sain nagu koondamise ja ma sain nagu. No siis universum kinkis. aga ütleme valikutest rääkides, noh, tegelikult see seis oli ikkagi nagu nii hull, et see minu jaoks ei olnud enam nagu valik, on ju. Et see oligi nagu see, et see võib jälle nii-öelda tulla see sisse, see reaalselt, mis sa siis tegema hakkad või kuidas sa siis raha hakkad teenima. Noh, vaata tol hetkel see oli nagu selline ellujäämise küsimus, on ju. Nagu see tagasiminek lihtsalt ei ole küsimus. See on tõesti nagu laualt maas, on ju.
nii et, aga siis oligi, noh, ja kuna see oli nagu laualt maas, siis ma võtsingi nagu lihtsalt rahulikult aja maha, onju, et kui sa oled ikkagi pikalt, no see oligi nagu sihuke vabaduse tunne, ma mäletan, ma läksingi lihtsalt hommikul mingi kell 9 läksin parki, onju, ja lihtsalt kevad oli ka ja naudid seda linnulaulu. See oli täielik mingi vabaduse tunne, onju, kus sa nagu, et vau, et kas see ongi olla vaba, onju. Et keegi ei saa sulle öelda mitte midagi, eks ole, ja sul on nagu tulevik on sinu enda teha, sa võid ise endale luua, mõelda ükskõik, mis tulevik on. See oli nagu meeletult mõnus vabaduse tunne ja eks mul kulus ja ikkagi ütleme mingi aeg, et sellest nagu üle saada ja noh, oligi ikka reaalselt olukord oli nagu nii hull, et ma käisin ikkagi hullumaja taga nagu koputamas, onju. Aga see oli pühapäev, see oli kinni, nii et sealt ma abi ei saanud ja siis oli ainuke võimalus oli korralikult ennast täis juua ja üritada kuidagi sellest olukorrast sotti saada. Aga ja, eks võtsin aja maha ja noh, siis ikkagi saidki nagu aru, et ikkagi see ettevõtja tee on see tee, mida ma tahan nagu käia. Et see annab mulle piisavalt sellist vabadust ja võib-olla oligi, et see loovus, et see oli mingi tohutu loovus, mis minust tahtis nagu välja saada. Ja ma nägin ka jah, et seesama, see teeme ära ja see ringmajandus ja jäätmemajandus ja see oli selline lõputu loovuse auk, et kuhu sai nii-öelda ennast siis, millega sai ennast nagu siduda, onju, ja noh, tegelikult ongi, et kuni sisuliselt tänase päevani ma olen sellega seotud, aga lihtsalt nüüd ongi nii-öelda see uus osa minust, mis praegu nii-öelda saab päevavalgust, millest tegelikult enamus inimesi ja absoluutselt mu sõpradest ka mitte keegi ei tea seda poolt minust, onju. Ja sellepärast ongi see huvitav, et see sildistamine ongi, et justkui, et kõik arvavad, et ma olen justkui see, onju, aga tegelikult ma pole üldse see nagu, et see ongi nii naljakas. Et need kõik, kes kuulavad ja vaatavad ka, et noh, et mõelge ise ka nagu selle peale, et mida teist arvatakse, mis silte teile nagu pannakse, onju. Et need tegelikult enamus need sildid ongi kõik need välised sildid umbes, et see, kes sa kuskil, ma ei tea, väljas oled, onju, sõpradega suhtlemisel oled, see töö, mida sa teed, onju, see ei ole sina tegelikult, onju, et nagu mõelge selle peale, et see ei ole sina. Ja siis ongi see küsimus, okei, aga kes ma siis olen, onju. Ja nüüd ongi, et nüüd ma nagu olengi nagu selle päris autentse eheda mina nagu väljas ja inimesed peavad hakkama mind nagu uuesti tundma õppima, onju, või tegelikult päriselt mind tundma õppima. Et selline huvitav asi on jah praegu. väga lahe. mis on olnud sellel teekonnal sinu jaoks kõige suuremaks väljakutseks? see endani jõudmine või enda valimine ja enda ehedusena välja tulek just ja näitamine ennast just mehena. Ja. No see väljatulek jah, vot see on jah, see tegelikult algaski sellesama asjaga, mis ma enne ka ütlesin, onju, et mingil hetkel tõmbad täiesti lukku ennast, vaata. Ja sul ei ole mitte kedagi, kellega rääkida, kes sind mõistaks. See on väga-väga raske periood. Et ma ei tea, ma sain aru, sul vist ka Armin on midagi analoogset olnud mingi periood või? Sa mainisid, et see. mul ei olnud, ma ei nimetaks seda raskeks perioodiks, mul oli just vastupidi, see oli nii põnev periood, sest ma ainult elasin info sees. ma lülitasin kõik sotsiaalse elu välja ja ma lihtsalt sukeldusin, sest et minu pauk käis sellest, et ma lugesin artiklit Ego hääles versus südame hääles ja ma sain aru, kui tugevas ego hääles ma olen terve elu elanud, võrdlemine, võistlemine, kõik kannatused, kõik valu, no kõik negatiivsed emotsioonid ja milline on südames elamine. Ja sel hetkel ma tegin 3. märts 2015, mul on see kuupäev nii hästi meeles. Ja siis ma tegin otsuse, et ma teen mida iganes, et jõuda südame häälde ja sukeldusin siis enesearengu. Leo Kuura oli niisugune tegelane, kelle teemasid mina hakkasin jälgima, actualized.org. Ja muud elu mul ei olnudki, ma olin ainult kõrvaklapid peas kogu aeg ja käisin ringi ja nautisin. Ja ei, absoluutselt, loomulikult, ega see muidugi mul ka nagu nauditav mõnes mõttes onju, aga nagu ma ütlengi, et ma tegelikult, mis ma olen nagu ka aru saanud, on see, et tegelikult see üksildus nagu tekibki siis, kui sa nagu tõmbad hästi palju seda nagu tarkust endale sisse ja sul on igasuguseid avastamisi ja sa tunned, kuidas sa muutud ja kuidas sa tahad seda nagu kõike seda kuidagi oma ellu siis nagu integreerida seda, onju. Aga vot selle integreerimisega, vot see on see jama nagu, onju. Sellepärast, et selleks, et ma nagu tunnegi, et tegelikult see meie reaalsus ongi justkui nagu koos loome siis oma nii-öelda füüsilise olemuse, siis oma mittefüüsilise olemuse või siis oma nii-öelda hingega, onju. Et see ongi nagu see, et kui sa nagu liiga sisse lähed oma sisemaailma ära, onju, sa tegelikult unustad ära, et selle põhjuse, miks me siin oleme, onju.
me ei ole lihtsalt siin selleks, et teada ja tunda ja olla kõikvõimas, onju, aga me oleme siin selleks, et seda kõike tegelikult kogeda ja välja elada selles päris maailmas. ja vot see oli see koht, kus ma tegelikult nagu tundsingi seda üksindust ja seda kohta, kus ma ütlesin, et ei, tead, nagu aitab, onju, et ma pean minema välja, ma pean leidma endale mingeid sõpru, vaata, kes ka nagu sellises maailmas nagu elavad, onju, ja loovad nagu sellises maailmas, onju. et see oli jah, umbes võib-olla sihuke 2 aastat tagasi, kui ma selle nagu avastuse tegin, ütlesin, et nagu aitab, noh, nagu tõsiselt aitab, siis ongi see küsimus, et okei okay,, aga kus ma leian neid inimesi, onju. Kus kus kurat ma leian siukseid inimesi? sul võttis siis 2 aastat tagasi, see tähendab üle 10 aasta olid sa seal põhimõtteliselt oma kuskil mingil määral toimetuses, enne kui sa. no ütleme siis nagu niipidi, onju, et enne seda see eluperiood oli mul seotud nagu selle ettevõtlusega, onju, ja keskkonnateemadega. et see on Okei, sisuliselt see 2 aastat on see, kus ma lihtsalt selle käigus, kui ma neid ettevõtteid arendasin, onju, kui ma iseennast arendasin, kui ma mõtestasin seda elu ja kõike, onju, see oli see protsess, see õppeprotsess, onju. ja nüüd see 2 aastat oli see, kus ma sisuliselt selle poolega nii-öelda üritasin nagu välja tulla, onju. varem oligi, okei, mul olid igast erinevad ettevõtted, ma käisin, eks ole, igal pool, loomulikult mu inimesed olid ümber, onju, aga see käis kõik ümber selle ringmajanduse. aga nüüd okei, oligi, et selle käigus nii-öelda minust arenes mingi täiesti uus inimene ja see pool minust nii-öelda see autentne olemus, vot see jäi nagu siis avaldamata või see jäi kuidagi okei, elamata, onju. okei. ja, Sest minul oli nagu mingil määral vastupidi, 2015 oli see pauk ja 2016 oktoobris ma lõin omale esimese nagu blogi juba, sest ma tundsin, kuidas seda infot on minule nii palju kogunenud ja kui palju mu enda elu oli muutunud, et ma hakkasin seda siis jagama väljapoole ja sealt ma hakkasin põhimõtteliselt uut siis enda siis keskkonda looma inimeste näol. no mul see jah nii ei avaldu, mul oli jah teistmoodi, mul avaldus see nagu just selle ettevõtjana ja keskkonnateemadena ja kuna lihtsalt need ambitsioonid ja visioonid olid nagu nii keerulised ja suured, onju, siis ma ka inimesena pidin tohutult arenema, vaata, sest vaata, see ongi, et sa ainult saad nii suureks, kui suured on su visioonid, onju, sellepärast et kui sul on hästi madalad, lihtsad sellised asjad, sa nagu ei arene. aga noh, mul olid ulmelised, noh, selles mõttes ongi, et ma olengi sihuke loomult visionäär, noh, ma olen projektor, eks ole ka, onju. ma ei tea, sa vist, kas sa oled ka Arvin projektor või? ma olen manifestor. Manifest, okei okay. Miskipärast ma nagu arvasin või mõtlesin, aga okei okay. Ja noh, siis ongi, et jah, visioonid ja siuksed suured lennukaid ideed on olnud nagu teemad ja need on mind ka nagu hästi palju arendanud, onju, nii et see ongi see ettevõtlus pluss siis see vastuste otsimine nii-öelda, et miks läbipõlemine ja stress ja kõik siuksed asjad nagu toimuvad, onju. et see mind arendas ja siis oligi ja siis sellega nii-öelda nüüd ma nagu tunnen, et see on see päriselt see asi nagu, mis on nagu minu teema, onju, ja see minu missioon nagu maailmas, onju, et. Ma küsin ühe huvitava küsimuse siia, et sa ütlesid, vaata väljakutse on see, et kui sa oled eraldanud ennast juba mingil määral, on ju loonud omale mingi asja ümber ja siis sealt välja tulek uuesti ja leida need, kellega sa resoneerud ja uued inimesed, asendada kogu see keskkond uuega. Mhm. aga mis on täna sinu suurim väljakutse? täna suurim väljakutse jah, mul jah, ikka peab ütlema seda, et noh, üsna sihuke standardteema on ju, aga ikkagi raha ja stabiilne sissetulek. sellepärast, et mul ongi, ma saangi aru, minu sihuke normaalne olek ongi sihuke visionääri ja strateegi olek, onju, et mulle meeldib nagu suurelt mõelda, mulle meeldib suuri plaane teha, onju, aga nende plaanide nagu elluviimine et lihtsalt see ongi, et kui ma ennast ei kontrolli, kui ma teadlikult ei sunni ennast nagu rahale fokusseerima, onju, siis automaatselt ma hakkan tegelema selle nagu mõttetööga, onju, ja arendusega, et see on minu normaalne olek, onju. siis ma peangi nagu õppima aru saama, et kuidas nagu suruda ennast nagu just sellesse nagu raha teemasse, aga samal ajal ma nagu ei suuda seda teha ka. ma suudan seda ainult siis teha, kui see on nagu harmoonias sellega, kuhu ma nagu liigun, onju. kohe, kui see läheb harmooniast välja, mul on nagu plokk ees ja ma tunnen, et ma lähen nagu vastuvoolu iseendale, onju. ja seda ma ei suuda lihtsalt teha, sest et jah, mu intuitsioon on lihtsalt nii tugevaks nagu läinud, et mul kohe löövad häirekellad nagu põlema, et ei, ära tee seda, tee seda, onju, see on õige. Ma tean täpselt nagu seda tunnet ja seda ja ma jagan natukene enda kogemust vaatenurka, kui võib. ikka viib alati. Ma ajasin ka aastaid tagasi seda taga, et mis kuradi teema selle rahaga on. asi ei ole üldse rahas.
see on hoopis midagi muud. Hästi lahe raamat oli ka, mul ei maandunud see korralikult tookord ära, aga Dane Heer on kirjutanud nagu raamatu Probleem pole rahas, vaid selles, kui palju sa oled ise valmis vastu võtma. et raha ei ole üldse nagu teema, et see on hästi. kelle raamat see on, ma kirjutan üles. Dane Heer, et Access Consciousnessi looja, hästi õhuke raamat on. aga see natukene nagu pani juba asjadele vaatama ja täna mul jõuab järjest rohkem kohale, et raha, suhted ja absoluutselt kõik probleemid, mis meil elus on, need ei ole üldse need, millega me tegelema peaksime. see on kõik ainult pealispind. aga noh, me täna siin ei saa sisse minna, ma võin teinekord eraldi kõne selle jaoks teha, kui sa tahad kuulda. et see on ise, ma olen nagu jõudnud, sest ma olen ka aastaid ajanud seda raha teemat taga, aga valest kohast otsime lihtsalt. me oleme täiesti vales kohas oma fookusega. ja sealt ei saagi lahendatud. ei, ma olen ka väga-väga aastaid lugenud, no ikka väga-väga palju raamatuid ja ka just raha teemal ja üldse selle nii-öelda manifesteerimise ja külgetõmbeseadust ja nagu nii süviti selle teemaga läinud, et see iva sealt nagu kätte saada, et kuidas päriselt ikkagi see reaalsus toimub, et kuidas päriselt me ikkagi loome omale seda unistuste elu, onju, et see on jah, see on peen värk ja palju asju seal ongi sellised, et sa justkui nagu teoreetiliselt sa tead seda, aga seda on kuradi raske nagu päriselt nagu teha, onju. aga ja, et seal ongi ikkagi sama jah, et sa pead tulema sellest külluse energiast, onju, aga kuidas sa saad nagu olla külluslik, kui sul ei ole küllust, vaata, see ongi see dilemma, onju, mis on vaja nagu lahendada. sa raisk, ma tahaks praegu kohe mingi kustutusi teha. aga see on, las ta jääb. see, mis sa ütlesid, lihtsalt sa paned iseendale praegu korralikult plokid peale. ongi nii, jah? jah. aga paranda mind, ütle midagi head. Vaata, mis sa ütlesid alguses, ma tulen lihtsalt läbi sinu enda sõnade, toon selle mõtte sulle siia. sa ütlesid, et ma olen see, ütle oma see lause uuesti, mis sa ütlesid alguses. ma olen kõik see, välja arvatud see, kes ma ei ole. Sinu algolemus, kas on küllus või mitte küllus? küllus ikka. nii, ja nüüd sa ütled, et kuidas ma siis saan olla küllus, kui ma ei ole küllus? ei, ma ei öelnud seda tegelikult enda kohta, ma ütlesin nagu üleüldse, et miks inimestel on raske, vaata. aga mängime selle mõttega korraks lihtsalt, et seesama, kui ma ütlen, et ma ei ole küllus või mul ei ole küllust, kas see on tegelikult tõde? Arvatavasti mitte. on ju? et see ongi, et me oleme jäänud seda uskuma ja me kogu aeg räägime seda lugu. ma korraks toon ühe vaatenurga lihtsalt siia, vaata, kuidas see sinuga resoneerub ja vaataja ka, see võib olla päris sügav, sest me tavaliselt siin podcast'is sügavatel teemadel ei lähe. aga kuna me juba hakkasime sinuga sellel teemal minema, et ma ei ole see keha ainult, me jõudsime sellele järeldusele alguses, et kui ma vaatan, siis järelikult ma ei ole see keha. ma olen see, kes jälgib seda keha. aga mis siis, kui see keha ja see, mida ma kogen, nagu ei ole tegelikult eraldiseisvad, vaid ongi minu nii-öelda see füüsiline keha ja minu väline keha. ehk siis kõik, mida ma näen, kogen, ma ju näen ka, kas ma vaatan oma kätt või ma vaatan näiteks praegu sind siit läbi kaamera, on ju. et mis siis, kui see kõik on minu keha? mis siis, kui see kõik, mida ma näen, kogen, kuulen, olengi mina? ja nüüd, kui ma vaatan ringi, kui ma tajun seda, et kui see kõik olen mina, ma vaatan kas või oma korteris ringi, kui see kõik olen mina, issand, kui palju küllust siin on. ma vaatan aknast välja, ma näen kõike seda küllust, mis minu ümber on. see ei ole nagu minul, nagu sellel kehal ei ole see küll, aga kui mina ei ole see keha, kui ma olen see, kes omabki seda kõike tegelikult, siis see tunne, nagu vaadates ringi, mingi päikeseloojang, ma ise lõin selle päikeseloojangu või? Vau, ma ise lõin selle sinise taeva, milline kingitus, ma lõin need kogemused, ma lõin selle, see kõik on nagu, ja see, kui selle tunde nagu kätte saad, siis saad kätte ka selle, et küllus on tegelikult nagu lõputu põhimõtteliselt. jah, no vot see ongi, et sa saada see tunne kätte, see ongi see triki, onju. et ma mõtlen jah, ma olen ka hästi palju selle nimel nagu tööd teinud, et aru saada ja mitte lihtsalt aru saada, aga see teadmine oma elus nagu integreerida, onju, ja nojah, see on niisugune pikem filosoofilisem teema, onju, et aga jah. jah, me ei saa täna kahjuks minna, vaatan, meil 45 minti juba läinud. see aeg läheb väga kiiresti tõesti. ja me võime teinekord, võime pärast ka natuke rääkida, ma võin sulle mõned praktilised asjad anda ka, kuidas seda kontakti saada, sest ma olen hiljuti leidnud hästi lahedat teemat.
väga lahe. millega saad seda kontakti ka, et ma olengi see küllus põhimõtteliselt. No vot. Aga räägi natukene, ehk siis see väljakutse praegu on ju, räägi natukene, mis sind täna särama paneb, mis sind täna kõnetab, mis on see, mida sa teed? No eks ikka ongi seesama jah, et kuidagi praegu ongi minu jaoks aktuaalne see enda autentse mina nagu väljapanemine onju. Ja võib-olla ongi, et see autentsus kui sõna ka, et seda ka nagu loobitakse nagu ringi, et paljud ka võib-olla ei ole enda jaoks väga mõtestanud, et mis see on, et ma olen ka ise nagu palju sellega nagu tööd teinud, et täpsemalt mõtestada lahti, et mis asi see autentsus siis ikkagi on, onju. Ja noh, minu jaoks ongi, et see autentsus ongi see sibula näide ka, onju, et mis ma tõingi, et autentsus ongi see, kui sa tegelikult saad ühendust oma nii-öelda hinge ja tõelise nagu olemusega ja sa astud nii-öelda sellesse rolli ja sa saad aru, et tegelikult meie reaalsus on koosloome siis hinge ja selle füüsilise nii-öelda olemusega või ka egoga. Kuskil sa sellest egost ka rääkisid, ego ei ole üldse paha sõna, et ego ongi nii-öelda füüsiline pool meist ja siis ongi, et see ego ja hinge omavaheline selline koos toimimine, koos loomine selliselt, kus tegelikult hing juhib seda mängu, mitte ego ei juhi seda mängu, onju. Ja see ongi minu arust autentsus, kus sa nagu julged hingel rääkida, julged seda kuulata, julged selle järgi tegutseda, onju. Ja see on minu jaoks see, kuhu ma nagu ise tahan ka jõuda, et ise sellist elu elada ja nendel teemadel siis rääkida ja aidata ka teistel nii-öelda leida see oma olemus ja siis hakata nagu selle olemuse järgi oma elu nagu sättima, onju ja kuidagi saadagi siis selliseks teadlikuks loojaks ja ise võtta vastutust oma elu üle. Et ma olen väga passionate selle teema üle, et igal pool, kus ma kedagi näen või nagu ma sulle ka, Armin, ütlesingi, et mul on see tänane roll pisut harjumatu, sest tavaliselt mina olen selles rollis, kus sina oled. Ehk et mulle ka meeldib inimestelt küsida sügavaid küsimusi ja puurida nagu sügavamalt, mis nende elus toimub. Miskipärast see tohutult köidab mind, inimeste lood mind väga-väga köidavad, sest minu jaoks need lood ongi kuidagi see tee tema hinge. Et ükskõik, mida sa teed, ükskõik, mis sa räägid, minu jaoks on see niisugune lihtsalt jutt senikaua, kuni ma aru ei saa, miks sa räägid seda, miks see sulle oluline on, miks sa teed seda. Et kui seda miksi seal taga ei ole, siis minu jaoks mul ei ole nagu sellist, ma ei saa sinuga luua nagu tähendusrikkaid suhteid või ka nimetame siis sõna, mida võib-olla ka paljud täpselt ei tea, aga intiimsust, onju. Et intiimsus tähendabki see, et me päriselt ka nagu tunneme üksteist ja me päriselt ka nagu toetame üksteist sellisena, kes me päriselt oleme, eks ole, ja kes me, et jah, et see on põhimõtteliselt siis, mis on mulle nagu väga-väga oluline ja mida ma siis üritangi praegu sellesse rolli siis nii-öelda astuda, onju. Just. See, mis sa praegu jagasid, mul tuli huvitav analoog kohe selle intiimsuse koha pealt. Et kui me räägime muidu, ütleme suhtes intiimsusest, siis intiimsus on siis, kui me võtame nagu riided ära, onju, ja siis läheme kokku. Et Ja. siin, kui me räägime üleüldises mõttes nagu omavahelise intiimsus, ongi see, et see on see müüride äravõtmine. Riietega me varjame oma ehedust, me varjame oma ehedat keha. Ja nüüd nende müüridega, rollidega, hinnangutega, kõik, mis me oleme loonud, nendega me loomegi selle vahekaitse siia vahele. Ja intiimsus on see, et ma võtan selle kõik ära eest. Olen sinu ees nii-öelda alasti. Täpselt, ja täpselt nii on ja oligi, et too hetk ka, kui ma selles nii-öelda üksi selles augus olin, siis oligi see suur taipamine. Vaata, see ongi, et sul on raske midagi lahendada, kui sa aru ei saa, milles probleem on, onju. Ja siis ma saingi nagu aru, et holy crap, et mul on nagu tõsine nagu intiimsuse probleem. Ja sul oli õigus, et kui üldjuhul räägitakse intiimsusest, inimesed arvavad, et tegu on mingi seksiga või mingi sellise teemaga või mingi füüsilise asjaga, siis tegelikult ei ole. Intiimsus tähendabki seda, et sa saad ennast täiesti nagu paljaks nii-öelda võtta teise inimese ees, onju, ja sind ei mõisteta hukka, sind ei kritiseerita, sind aktsepteeritakse täielikult sellisena, nagu sa oled, onju. Ja see on tohutult oluline ja seda on nagu puudu nii palju. Ja neid inimesi, ma arvan, väga-väga vähe, kes päriselt saavad nii-öelda olla intiimsed
olgu see siis oma elukaaslasega, olgu see oma perega, olgu see sõpradega. Ma ütleks, et see on väga-väga haruldane ja ma tahan liikuda sinna suunas. Ja tegelikult siin ma peaks ära mainima ongi, et kui sa küsisidki, et mis on need põhisündmused nii-öelda minu jaoks, siis oligi, et lisaks sellele läbipõlemisele tegelikult üks suur murdepunkt oli mu elus oligi siis veel, nüüd on see 2,5 aastat tagasi, kui mu ema ära suri ootamatult. Ja kui ma hakkasin nagu nii-öelda see leinaperiood, eks ole, kui ma hakkasin nagu läbi analüüsima kõike seda, tema elu ja kõike, siis ma saingi aru, et täitsa lõpp, et tegelikult ma absoluutselt ei tundnud oma ema. Ja ma ei saanudki teda tunda sellepärast, et ta lihtsalt ei avanud ennast, ta ei rääkinud absoluutselt oma tunnetest sellest. Ja ta lihtsalt kannatas terve elu, Ja siis ma nagu saingi aru, et okei, minuga see lõpeb. Ja mul on niisugune tunne, et me tegelikult kannamegi nagu teatud selliseid haavasi nagu kaasas generatsioonist ja generatsiooni järel kogu aeg, eks ole, need käivad, ringlevad. Ja siis mul oligi see otsus kuidagi, et minuga see lõpeb. Et ma tundsin seda, et kui mina oma elus selle ära parandan, siis mu ema vaatab mulle ülevalt, ütleb, et tubli, lõpuks ometi keegi tegi selle asja ära. Ja nüüd ma olengi nagu siin ja minu see soov lahendada see intiimsuse probleem ja see autentsuse probleem on palju suurem kui see kartus, et mida keegi minust arvab või see, et ma olen nagu jõudnud siia kohta ja võib-olla see on ka see, miks ma siin olen. Nii et ja jah. mõtle nüüd, kui tugev see sõnum on tegelikult, kui see kõik, see intiimsuse teema tuleb tegelikult mehe suust, mitte naise suust. On ju, sest naistel on omavahel palju kergem olla intiimsed kui meestel. Ja kui see intiimsuse teema tuleb mehe suust, kui avav see tegelikult on. Jah, ma loodan jah. Ja eks minu eriline võib-olla eesmärk on ka just nimelt nagu mehi avada või kuidagi inspireerida võib-olla selle looga, sest et ma arvan, et see hind, mida sa maksad selle eest, kui sa üritad sellist maski endale ees kogu aeg hoida ja sellist kaitsta ennast kogu aeg, et see, ma arvan, see hind on päris kõrge, mida sa maksad, sellest võib-olla praegu ei saa aru, aga mul on nagu see mõte ka, et kuidagi ongi see, et kui ma olen vana ja kuskil mingil surivoodil, eks ole, et ma tahaks elada sellist nagu ilma kahetsusteta elu, kus ma tõesti tunnen, et jaa, ma andsin ennast parima. Ma tõesti tegin kõik, mida ma suutsin, ja ma mingi aeg nagu uurisin ka natuke, mind nagu huvitas see teema, et mis on need põhilised nagu kahetsused, mida siis inimesed nagu kahetsevad oma surivoodil. Selle kohta on ka kirjutatud päris mitmeid raamatuid ja huvitaval kombel tegelikult, mis sealt nagu välja tuli, oligi seesama, et vist oligi number 1 asi, mida tegelikult inimesed kahetsevad, ongi see, et ma ei teinud neid asju, mida ma tahtsin teha. Ma ei julgenud olla mina ise ja ma ei rääkinud oma tunnetest. Need on need asjad. Sellepärast ongi ja minu sõnum nagu ongi inimestele see, et ärge oodake seda aega, kui te olete seal surivoodil ja mõtlete, et kurat küll, et miks ma nagu ei olnud mina ise, miks ma ei rääkinud oma tunnetest. Ma ei taha sellist asja, ma ei taha seda, et ma pean sellist kahetsust taluma. Ja siis ongi noh. Ja nüüd mul olekski kohe järgmine küsimus, et kuidas sina aitad inimestel sinna jõuda? Kas sul on sul mingit teenust, toodet ka, kus sa aitad eriti meestel just, et jõuda ehedusse, jõuda intiimsusse, jõuda sinna, et ma julgen oma tundeid väljendada, olla see, kes ma olen? No ega ma otseselt ütleme meestele ja naistele mingit eri lähenemist ei ole, aga jaa, et ongi, et nagu ma ütlesin ka, et minu see suur huvi ongi metafüüsika ja sellise reaalsuse nii-öelda lahti kodeerimine. Ma olen hästi-hästi pikalt seda uurinud ja lugenud nagu väga-väga palju raamatuid. Ja ma olengi nagu aru saanud seda, et tegelikult sellise teadliku elu loomise nagu saladus ongi seesama, et sa tegelikult tunned iseennast. Ja kui sa juba iseennast tunned, siis tegelikult sa ka tead, mida sa tahad. Ehk et tegelikult on see, et selleks, et teada, mida sa tahad, sa pead teadma, kes sa oled. Et kui kellelgi on nagu mingi unistus, siis ma võin kihla vedada, et see unistus ei ole lambist, vaid see unistus on tulnud sellest, kes sa oled. Et need ei ole nagu eraldi. See, kes sa oled ja see, mida sa tahad, on tegelikult need on omavahel nagu seotud. Ja nüüd minu nagu ka oma elu nii-öelda näitel, ma olen seda nagu läbi katsetanud ja proovinud ka, et see ongi seesama, et tegelikult kõik algab eneseteadlikkusest ehk siis teadmisest, kes sa oled, teadmisest, mida sa tahad
ja siis ongi selle nagu integreerimisest oma ellu, onju. Et sellest on vähe kasu, et ma tahan neid asju ja ma tahaks ikka neid asju teha, aga sa ei tee mitte midagi selle nimel, onju, siis ka midagi ei juhtu. et minu see passion või see kirg ongi praegu see, et alustada, no eks seal on nagu mitmed eri mõtted, aga esimene samm ongi siis alustada selliste töötubadega põhimõtteliselt, kus me teemegi inimestega selle protsessi nagu läbi, onju. et kui ma ei eksi, siis Armin, sul ka vist midagi sarnast sarnased mõtted sul endalgi, aga sellest võimegi rääkida. aga ja, et seesama eneseteadlikkus, et inimesed mitte ainult nagu ei tea, mida nad tahavad, aga nad saavad aru nagu sügavamalt nagu seda, et miks see nii on, onju. et see ongi need lugude rääkimine, onju, ja see sügavam selline analüüs oma elust annab meile nagu võimaluse mõista ja see mõistmine annab meil siis võimaluse luua vundamendile, millele siis hakata seda teadlikku elu nagu ehitama, onju. ja see on see, mis on minu nagu suur kirg. väga äge. ja kus inimesed sinu tegemistega kursis saavad olla, kui nad tahaks sinuga koos näiteks teha midagi, tulla koos sinuga siis oma teadlikkuse teele, kus nad sind, kus nad sinuga kontakteeruda saavad ja kus nad üldse sinu tegemistega kursis saavad olla? no eks ongi, et jällegi, et kodulehed ja asjad on ehitamisel nagu ikka onju, siin meil kõigil aga, aga sihuke Facebooki leht nagu Ikigai Eesti on see, mida ma siin hiljuti olen nagu käivitanud ja hetkel ka niimoodi see kontseptsioon loksub nagu paika. aga jah, selle lehe mõte ongi siis aidata inimesi sellise eneseteadlikkusega ja eks siis seal tuleb ka see info selle töötoa kohta välja. ja no muidugi võib otse nii-öelda minu Facebooki konto alt ka minuga ühendust võtta ja hea meelega räägin juttu ja proovin väärtust luua kõigile, kes tahavad minuga jutustada, nii et vot sedapidi on praegu jah. Sinuga oli super äge vestelda, ma arvan, ma ütlen, nagu alguses ütlesin, et see tunnist jääb meil siin kindlasti väheks, et siit võiks vabalt minna palju sügavamale nende asjadega. eriti meestega on üldse lahe sellel ehedusel ja aususel rääkida. ma lõpus võib-olla ütlen oma selle miks mina olen valinud eheduse ja haavatavuse, on just see, et kuna minu peamine eesmärk on ennast arendada, liikuda edasi, siis ühel hetkel ma sain aru, et kõige kiirem viis edasi liikuda on haavatavus. sest et mis juhtub kehaga, kui keha läheb katki? tal tekib haavalgus, on ju, ja mis keha teeb pärast selle kohaga? ta teeb seda tugevamaks. isegi kui luu murdub, see murdekoht läheb pärast tugevamaks. ehk see ongi, kui ma tahan liikuda edasi, tee ennast haavatavaks, keegi tuleb torkima, siis see koht kasvab sul väga tugevaks. väga lahe mõte. Igatahes aitäh sulle, Marko, selle ägeda avatud vestluse eest. soovin sulle kergusega lendamist, endaks olemist ja oma ehedusega maailma siis särama panemist. oi, suur tänu sulle. aitäh, Armin. ja aitäh kõigile, kes siis vaatasid, kuulasid, jagage oma mõtteid ja näeme taas järgmine esmaspäev. Tšau, tšau.